hea valimiskoolis olija. Senistes valimiskoolides oleme sulle näidanud, kuidas Eesti erakonnad maksumaksjalt tema raha võtavad. Valijad ajudeta raha ahneks lolliks peavad ja uhkeid suurkogusid korraldavad, mis peavad varjama parteisise demokraatia puudumise. Nüüd on aeg endale sobiv välja valida. Tulekul on parlamendivalimised. Meie valimiskooli tähelepanelikul vaatajal tekib õigustatud küsimus. Miks valida? On meil kõigil ju tegelikult ükskõik, mis juhtub meiega tulevikus, kuidas ja kas üldse haritakse meie lapsi ja kes viib hälli välismaale. Pealegi on ju poliitika räpane, kõik poliitikud lollid ja ahned ja ainult sina, süütu lilleke keset laia elumerd. Seetõttu ongi Eestis keskmiselt 4 inimesel 10 oma riigist täpselt sama poogen nagu poliitikutel, keda nad selle eest sõimavad. Nende ellusuhtumist väljendab virina koefitsient. 1 valimas mittekäimine võrdub 2 virinat. Kuid pea meeles, poliitikat ei tee räpaseks mitte poliitikud, vaid sina, kui sa sellel juhtuda lased. Kuid pea meeles, paljudel erakondade liikmetel pole mitte ainult parteipilet, vaid ka südametunnistus ja mõistus. Leia ta üles. Mine valima. Kuid kus hääletada? Eestis on selleks 4 võimalust. Esiteks, mine valimisjaoskonda. Valimisjaoskond asub seal, kus ta alati on asunud, näiteks mõnes koolimajas. Tunned jaoskonna ära samamoodi, nagu viimasel ajal ka koolimaja enda, turvamehe järgi. Teine võimalus, elektrooniline hääletamine. Kuigi paljud Eesti inimesed viibivad ööpäevaringselt online'is ka ilma arvutita, siis hääletamiseks oleks sul ometi vaja seda ja seda. Ja võib-olla ka seda. Elektrooniline hääletamine on kiire, lihtne ja mugav ning mis peaasi, sa ei pea lahkuma arvuti tagant ning võid sealt vaadata erakondade reklaame, et kokku arvutada, kes sulle kõige rohkem raha lubab ja kes vanadest olijatest ennast seekord muutuste toojaks ja värskeks jõuks nimetab. 3. võimalus. Kui sul pole ise võimalik valimisjaoskonda kohale minna, näiteks sa oled liiga vana, liiga haige, sul puudub transpordivõimalus või sa elad Padaoru lähedal, siis saad sa alati valimiskasti endale koju tellida. Selleks on vaja esitada kirjalik avaldus ja valimispäeval ollaksegi kastiga sinu ukse taga. Haara šansist kinni. Kagu-Eestis, saartel ja paljudes maakohtades võib see olla sinu ainuke võimalus riigiametnikuga kohtumiseks. Kasuta seda. 4. võimalus. Kui sa ei juhtu valimispäeval Eestis olema või soovid sel pühapäevasel päeval triikida oma kortsuma kippuvaid eurosid, siis saad sa alati hääletada eelhääletamisel, kas valimisjaoskonnas või elektrooniliselt. Eelista eelhääletamist, mitte järelhääletamist. Mida aga teha, kui sa kuulud nende 10 000 eestlaste hulka, kes on pidanud tööd otsima välismaalt? Kas sul on üldse õigus valida? Mõnda aega tagasi kirjutas Priit Pullerits, et säärastel kodumareeturitel ei tohiks üldse olla moraalset õigust valida. Pikka aega Ameerika Ühendriikides elanud Pullerits teadis. Inimesed, kes ei ole siin, vaid siin, ei tea Eesti elust midagi ja ilmselt nad ka ei hooli sellest. Nagu näiteks Arvo Pärt, Neeme Järvi või Siim Kallas. Tee Pulleritsule ninanips. Hääleta ka sina. Kui teed õige valiku, pääsed koju tagasi. Kuidas hääletada valimisjaoskonnas? See on sama lihtne nagu eluaegse kodulaenu võtmine pangast. Sul ei ole vaja midagi muud kui seda. Ja seda. Valimisjaoskond on avatud hommikul kella 9 õhtul kella 8, kuid sa ei pea viibima seal kogu selle aja, vaid vali endale sobiv hetk. Pärast registreerimist valimiskomisjoni prouade juures antakse sulle isiklik hääletussedel, mille täitmiseks on sul veel vaja vaid 2 asja. Aju ja pastakat. Üks neist 2 antakse sulle valimisjaoskonnas. Mine nüüd kabiini. Ja sinna jõudes veendu, ega kedagi teist peale sinu kabiinis ei viibiks. Nüüd. Naudi hetke. Sa oled oma riigiga kahekesi. Kohe ütled sa välja oma arvamuse. Mõtle korra veel. Keda sa soovid parlamendis näha? Kas inimesi, kes näevad ilusad välja, osalevad telesaadetes,
on osavad spordis, laulmises ja näitlemises, kuid mitte haldusjuhtimises ega riigiõiguses, ning kes räägivad kroonikas oma magamistoa kubatuurist, vahvatest lastest ja oma uuest kasukast, mis on läinud rohkem maksma kui kasuka peremehe poolt lubatud töötuse täielik likvideerimine. Kas valid neid, kes jagavad alati rahva arvamust ja viha, kuid kelle maailmavaatest ei tea sa rohkemat, kui on kirjas tema valimisloosungil? Või valid sa seekord kellegi teise? Kirjuta hääletussedelile tema number ja ära muretse. Isegi kui sa elad siin või siin, on parlamendivalimised Eesti poliitikute jaoks sedavõrd elutähtsad, et isegi sinu ringkond pole jäänud ilma kandidaatideta. Mine nüüd prouade juurde tagasi. Ja oota, et nad lööksid sedelile templi. Ja nüüd pane oma kandidaat kasti. Valimised on nagu Eesti sportlased olümpiamängudel. Sinna tuleb minna kord 4 aasta tagant ja tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt. 3 minutit. Kulutada iga 4 aasta tagant 3 minutit oma riigile. Seda on rohkem, kui kulutab keskmine erakonna aukohtu liige oma elus moraalile või peibutuspart parlamendis istumisele. Kasutama südametunnistust. Mine valima.